sulle kiitust tahan tuua kogu oma hingega. Ärgu minu süda eales väsigu sul laulmast. Jeesus, sinu vere läbi elada saan vabana, et mul enam eal ei unuks eladagi vabana. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen, kui imeline looja, imeline elutooja. Kiitke teda päike kuu, iga inimlapse suu. Väia võimu lõplik hoidja, südamete õrnalt hoidja. Kiitke teda linnud, puud, iga inimlapse suu. Käed taevas lained merel sulle kiitust laulavad. Mereloomad, taevalinnud sinu tarkust näitavad. Tuulgi laulab, päike välgub, et su vägi ilmsiks saaks. Viljapuud ja väiksed käbid sinu tarkust näitavad. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen, kui imeline looja, imeline elutooja. Kiitke teda päike kuu, iga inimlapse suu. Väia võimu lõplik hoidja, südamete õrnalt hoidja. Kiitke teda linnud, puud, iga inimlapse suu. Kiitke teda äike kuu, iga inimlapse suu. Kiitke teda äike kuu, kiida teda minu suu. Kallid vennad-õed Kristuses, täna ma tahaks teile alustuseks rääkida ühe loo. Ja see lugu on kahest vennast, kahest linnas üles kasvanud vennast. Nad ei ole kunagi maal käinud, nad ei ole käinud reisimas ja nad otsustavad, et hea küll, et lähme vaatame, milline see maaelu on. Nad võtavad kätte ja lähevad teele. Mingi aja pärast nad avastavad ennast nautimast ilusaid põlluvaateid, vaatavad, kuidas kevadised ojad ulisevad, kuidas linnud laulavad ja nad naudivad ja nad tunnevad, et oi, tead, meile isegi meeldib see, mis maal toimub. Ja ühel hetkel nad jõuavad ühe ilusa aasa äärde ja näevad seal põllumeest. Ja põllumees künnab seda aasa ülesse. See ilus roheline rohetama hakanud aas, ta pöörab seal mättaid pahupidi, teeb seda mustaks, ajab hobusega vagusid, nad jälgivad seda meest ja mõtlevad, et huvitav, mis sellel mehel arus on. Miks ta rikub seda ilusat rohelust, mis on juba olemas? Ja selle mõttega nad lähevad edasi teele. Mingi aja pärast nad tagasi tulles mööduvad taas sellest põllumehest. Ja nad näevad, et põllumees on toonud põllule kotitäie vilja ja viskab seda vilja, külvab sinna. Aga loomulikult need vennad ei tea, millega tegemist. Ja nad vaatavad üksteisele otsa ja küsivad, mida see arulage mees teeb? See on täiesti väärtuslik vili, me näeme, see tuleb ilusast ära pakitud kotist ja ta lihtsalt sellesse segi pekstud aasale nüüd viskab vilja maha. Ja üks vendadest saab pahaseks ja ütleb, et see mees on ikka täiesti segane peast,
mina siia ei jää ja see maaelu ikka ei ole mulle, ma lähen tagasi linna. Teine vend aga on vähe kannatlikum ja ta otsustab, et hea küll, et ma jään siia maale veel natukeseks ajaks kauemaks. Ja mida edasi aeg läheb, ta käib ja jälgib seda põllumehe tööd. Ta ühel päeval näeb, kuidas põld hakkab rohetama, kuidas istutatud seemnetest kasvavad eod, kuidas sealt hakkavad taimed välja tulema ja see põld läheb ilusaks, heleroheliseks. Ja ta kirjutab oma vennale linna, et kuule, sa pead tagasi tulema ja nägema, mis toimub. Vend siis võtab enda asjad ja tuleb ja nad näevad, kuidas see põld rohetab ja kuidas taimed kasvavad ja nad ühtäkki mõistavad, mida põllumees on teinud. Ja nad veedavad seal paigus siis oma suve ja vaatavad, kuidas see põld tärkab ja kuidas rohelisest saab kollane ja kuldkollane ja kuidas vili valmib. Ja viljapead on valmis ja tuleb lõikusaeg ja mees ihub oma vikatit ja farmer siis hakkab seda põldu niitma. Hakkab vilja lõikama. Ja vennad vaatavad üksteise otsa ja küsivad, et mida see arutu teeb? Ta nägi nii palju vaeva, et aasa üles künda. Ta nägi nii palju vaeva, et sinna seemet külvata. Ja nüüd ta tuleb ja rikub jälle selle kõik ära. Ja see vend, kes ennegi pahandas, võttis enda asjad, ütles, et mina enam siia tagasi ei tule, saagu mis saab. Minu arust on see hullumeelsus, arulagedus, see pole minu jaoks. Teine vend siiski otsustab, et ta jääb kauemaks, sest ei tea, mis üllatusi võib veel tulla. Sellepärast, et ka esimesel korral oodates nägi ta midagi uut, midagi põnevat. Nii ta siis näeb, kuidas farmer käib, korjab kokku vilja, kuidas ta veab seda hunnikutesse ja veab seda aitadesse. Ja siis ta näeb, kuidas farmer võtab ja viib selle vilja kõik rehepeksu ja kuidas ta väga osavalt viljapeadest peksab välja seemneid ja korjab need kokku ja paneb taas kottidesse. Ja sellel teisel vennal ühel hetkel on see arusaamine ja see elamus. See kogus vilja, mille see farmer maha külvas, on saadud 10 kordi tagasi. See ongi see, mida see farmer on teinud. Kallid, ma tahan täna teile rääkida natuke mitte niivõrd põllu külvamisest või sellest, kui tore on maal olla või et praegusel ajal, kus me ei tohi üksteisega väga kokku puutuda, minge ja viiluge. Ei, üldse mitte seda. Ma tahaksin täna rääkida hoopis teadmatusest ja ebakindlusest. Ja võib-olla sa tunned ise täna selle jutluse käigus ennast ära, aga ma tahaks nagu seda jutlust rääkides ka sind innustada, mõtlema oma sõprade peale, pereliikmete peale, töökaaslaste peale, nende inimeste peale, kes täna seisavad teadmatuse ees, ebakindluse ees. Isegi siis, kui sina võid olla usus kindel, siis ma usun, et sinu kõrval on keegi, kes täna mõtleb, et ma ei tea, mis elu edasi toob. Ma ei tea, mis on homme. Ma ei tea. Nüüd me vaatame täna ka piiblist ühe mehe lugu. Ja see mees oli usumees. Kui sina võib-olla teeksid nimekirja usumeestest, keda jälgida piiblis, kes on nagu usus nii tugevad kui Kalju, siis ma usun, et see mees oleks seal 10. See mees oli mees, kes käis Jeesuse eel ja kuulutas, et Jeesus on Jumala poeg. Ta kuulutas ja kutsus inimesi meeleparandusele. See oli ristija Johannes. Aga ka tema elus oli ühel hetk, kus ta ei olnud kindel, ta ei teadnud enam, mis toimub. Ta oli ebakindel. Ja selles ebakindluses ta saadab käskjalgad midagi tegema. Ebakindlus on siuke imelik asi. Mis ta siis on? See on tegelikult informatsiooni puudus või see on tegelikult teadmatus mingite olukordade, mingite asjade suhtes.
See tuleb sellest, et meil ei ole kogu teavet või arusaamist. Me ei julge kasutada mingit uut tehnoloogia vidinat, kui me täpsemalt ei tea, kuidas see käib. Eriti kui sellest sõltub väga palju. Minu elu tulevik sõltub sellest tehnoloogiast. Siis me ikka oleme väga põiklevad ja ebakindlad. Raske on minna mingite asjadega edasi, kui ma täpselt ei tea. Mul pole arusaamist. Teadmatus ja ebakindlus tuleb ka usaldamatusest. Kui me oleme võib-olla usaldamatusest inimeste vastu, on kõige lihtsam vaade. Et vaata kas või poliitikuid, kui me neid valime, nad räägivad ilusaid lubadusi ja kui nad saavad valitud, siis järsku need lubadused on pühitud või kuidagi ei kuku need asjad välja nii, nagu me oleme oodanud või asjadest aru saanud. Nõnda samuti inimeste suhtes, kui nemad on meie silmis läbi kukkunud, siis tuleb ka usalduse kaotus, usaldamatus. Ja usaldamatus kellegi suhtes või ka millegi suhtes toob seda teadmatust, ebakindlust. Täna me võime rääkida väga selgelt COVID-viirusest. Kui palju see toob usaldamatust, on see siis meditsiini suhtes või poliitikute suhtes või ärimeeste suhtes või ka oma lähedaste sõprade tuttavate suhtes, kes ei käitu võib-olla nii, nagu mina ootan. Aga samas see, et me ei tea väga palju sellest, vaadake, kui palju oli aasta tagasi seda teadmatust, seda ebakindlust. Me ei tea, mis tulevik toob, me ei tea, kui kaua on uksed kinni, me ei tea, milline tulevik üldse välja näeb. Seega usaldamatus toob teadmatust ja ebakindlust. Teadmatus ja ebakindlus võib ka tulla lihtsalt eluolukorrast. On see töökaotus, kellegi teise inimese kaotus võib olla, mingid rasked hetked elus, väga rasked otsused, mida sa pead tegema. Teadmatus ja ebakindlus võib tulla ka stressist, pingest. Teate, see pinge ja stress, milles me vahest võime olla, see muudab meid, see muudab meie käitumist, seda, kuidas me reageerime mingitele asjadele, kuidas me võtame vastu võib-olla uut informatsiooni, vahest ka inimesi, me võime käituda väga ootamatult. Mõned on võib-olla tasakaalukamad, aga inimeste käitumised võivad muutuda. Me hakkame kahtlema iseendas, me hakkame kahtlema teistes, me hakkame kahtlema nendes teadmistes, mis meil juba on. Me võime isegi kahelda Jumala sõnas. Ja ma olen näinud kristlasi, usklikke inimesi, kes kahtlevad Jumalas. Stress varjutab meie otsustusvõimet, meie kindlust ja sealt tuleb ka see teadmatus, see ebakindlus. Aga lähme nüüd Risti ja Johannese juurde. See oli mees siis, kes lõpuks ütles ka need sõnad kogu tema juures olevate pealtvaatajate, kuulajatele. Kui Jeesus tuli, siis Johannese esimeses peatükis 29. salmis on kirjas, ta ütleb kogu nende vaatajate juures olekul, kuulajate juures, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Risti Johannes oli tugev usumees. Ta seisis õiguse eest, õela kuninga ees. Tema oli mees, kes oma kõnelemise pärast sattus vanglasse. Aga see usumees oli ka lõpuks ebakindel ühes küsimuses. Ja vaatame, kus see ebakindlus välja tuleb. Kui sa avad koos minuga Luuka evangeeliumi 7. peatüki, siis sa võid lugeda koos minuga 18. salmist kuni 23. Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enda juurde 2 oma jüngrit ja saatis nad issanda juurde küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Risti ja Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise. Ja Jeesus vastas neile, minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud.
pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad ülesse, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit. Ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Me näeme, et seal on üks sihuke teadmatuse küsimus. Kuulujutud Jeesusest jõuavad ristija Johanneseni. Ja Johannes tahab olla kindel, et kas see mees on ikkagi Jeesus Kristus, tõotatud Messia, Jumala poeg. Ja ta valib siis enda 2 jüngrit ja ütleb neile, et olge head mehed, minge küsige Jeesuse käest, kes ta on. Nii et oma ebakindluses, oma teadmatuses ta saadab mehed Jeesuse juurde neid küsimusi küsima. Aga ma ei taha nii palju pühenduda täna siis sellele, kui palju siis ristija Johannes võib-olla mõtles nende küsimuste üle. Vaid pigem see, mida siis Jeesus vastab sellele, kes on teadmatuses, kes on täna ebakindel. Ja need samad asjad, mida meie saame võib-olla kasutada, rääkides inimestega, kes täna on ebakindlad, kes on täna teadmatuses. Jeesus pakub elumuutust, mitte informatsiooni. Kui me näeme, et need 2 jüngrit lähevad Jeesuse juurde, siis Jeesus ei hakka neile kohe ütlema, ta ei saada ristija Johannesele, et võta, vaata, Vanas testamendis on kirjas need ja need kohad. Nii nagu Paulus tihti viitab Vana testamendi kirjakohtadele. Või Jeesus ei hakka ütlema, et need ja need prohvetid on minust ette kuulutanud või ta ei hakka välja tooma nüansse oma sünniloost, et kinnitada oma identiteeti. Ei üldse mitte. Jeesus pakub hoopis elumuutvaid lugusid. Need jüngrid, kes tulevad sinna, nad võib-olla ootavad ühte vastust, nii nagu ristija Johanneski. Piisab lihtne jah. Kas sina oled Jeesus? Jah, mina olen see, kes te ütlete mind olevat. Või keda te otsite või? Vastupidi. Jeesus näitab neile midagi. Jeesus näitab neile imesid. Ta seal samas tervendab inimesi, teeb imetegusid. Seal samas nende jüngrite silmade all inimeste elud muutuvad. Ja mitte Jeesus ei räägi neid elumuutvaid lugusid, vaid need samad jüngrid saavad osa. Need on need elumuutvad lood, millega nad lähevad ristija Johannese juurde. See on see, mida Jeesus igatseb seal. Niisiis, kuidas meie seda täna saaksime ära kasutada? Kuidas meie täna armastame kedagi, kes on teadmatuses või ebakindel? Teate, me ei peaks nende inimeste elu hakkama täitma kohe informatsiooniga. Me ei peaks neile nagu downloadima või uploadima seda informatsiooni piibliraamatust, ütleme, et vaat, seal on nüüd kirjas see ja see ja see. Ma ei usu ka, et nad ootavad, et mis on sinu 3 parimat kirja kohta, mis räägivad Jumalast. Veel enam, nad ei oota, et me saadaks nüüd kirju ja sõnumeid ja kõik, mis ütlevad, et Jumal peab olema elu keskmes. Eriti kui need inimesed on sinu õed-vennad Kristuses, ma arvan, et nad juba teavad seda. Samas ma arvan, et nad ka ei igatse saada mitu korda päevas sinu Spotify playlisti või YouTube'i linke lauludest, mis räägivad patust ja patukahetsusest ja andestusest. Oi ei. Me samamoodi peaksime pakkuma neile elumuutvaid lugusid. Lugusid, kus me suudame neid julgustada, kus me suudame neid innustada, kus me suudame näidata, et Jumal ei ole surnud, Jeesus ei ole surnud, ta on elav ja ta tegutseb püha vaimu väes. Kui me suudame oma lugudes vastata nendele küsimustele, et kuidas Jumal on aidanud sinul teda paremini ära tunda, teda mõista,
Mis on see lugu? Kuidas on Jumal sulle ennast ilmutanud? Mis on võib-olla need imeteod, mida Jumal on sulle teinud? Milles on Jumal näidanud sulle hiljuti oma ustavust, oma püsivust, oma armu? Kuidas võib-olla Jumal on kõnetanud sind stressiolukorras, pinge all? Kuidas on Jumal muutnud sinu elu paremaks? Need on need lood, mida tõenäoliselt täna ebakindlad, teadmatuses olevad inimesed vajavad. Lood Jeesusest, lood elu muutustest. Teate, kui mina tulin kunagi Viljandisse, sellest on terve TGI artikkel, aga ka mina olin teadmatuses, meie pere oli teadmatuses. Üks asi, mis meid viis või teadmiseks oli üks unenägu, mille Jumal oli kinkinud. Aga sammud, mis viisid meid Viljandisse, olid üsna ebakindlad. Ja väga tihti me olime palves ja me küsisime, et me ei tea, mis tulevik toob, kus on meie elukoht. Jumal, mis on sinu plaan? Me ootasime imesid, kuigi me teenisime, me ei saanud siiski täpselt aru, mis toimub. Jõudes Viljandisse, kogudusse, tulid sealt ka teistsugused emotsioonid, kus vaadati otsa ja öeldi, et sa oled uus pastor. Ja ometigi ma teadsin, et Jumal ei ole mind selleks kuidagi siia kutsunud. See ei olnud kuidagi Jumala plaan tolles hetkes. Ja üsna kähku paari kuuga oli elu täis segadust, ebakindlust, teadmatust, mis siis nagu edasi läheb. Me teame, et Jumal nagu plaanib midagi meie elus. Jumal on meid kutsunud, aga mis siis toimub? Mõtted ja emotsioonid olid vastastikused. Ja ühel päeval mitte nii palju mõeldes nendele asjadele, mis tuli väljaspoolt. Mitte nii palju mõeldes seda, mida meie õlale lükati või neid arvamusi ja piibli kirjakohti ja ennustusi ja mida kõike veel. Rohkem oli see, kui me kuulasime elu muutvaid lugusid. Vaatasime sõprade eludesse, küsisime, kuidas Jumal nende elus tegutseb ja küsisime, Jumal, kuidas sina meie elus tegutsed. Ja kui meie pilk oli taas kindel Jumala peal, siis Jumal väga selgelt viis meid edasi, avas uksi meile. Kinkis meile kodu, mida üürida. Lahendas ära abikaasa töömured. Erinevad asjad hakkasid elus lahti rulluma. Ja kõik, mida me vajasime, ei olnud mitte lisainformatsioon sellest, kui hea või tubli või tore Jumal on, vaid julgustusest, elu muutvatest lugudest. Ja veel enam kinnitas meie siinolekut lood, mis hakkasid juhtuma koha peal, noorte inimeste eludes, südametes. Nii et Jeesus igatseb jagada elu muutvaid lugusid, mitte niivõrd palju informatsiooni. Jaa, ka see on oluline. Loomulikult, iga kristlase elus on oluline piibel. Aga kui inimene on ühel hetkel teadmatuses, ebakindlas kohas elus, siis elu muutvad lood, sinu enda isiklikud kogemused viivad rohkem edasi. Teine asi, mida me näeme, on see, et Jeesus innustab usku rohkem kui vastuseid. Jeesuse vastus ei olnud siis kohe ristija Johannesele jah. Ta ei andnud talle kohe vastust, mida ta ootas. Vaid veel enam ta igatses kasvatada ristija Johannese usku. Teate, inimeste elus, kes on ebakindlates kohtades, on nii palju küsimusi. Väga-väga palju küsimusi. Ka sinu enda peas võib täna olla väga-väga palju küsimusi, kui sa oled ebakindlas kohas, teadmatuses. Ja teate, väga paljudele küsimustele me ei oskagi vastata.
Veel enam, kui me puutume kokku maailmas uute asjadega, uute olukordadega. Aga isegi vanade asjade ja vanade olukordadega. Majanduskriisid, sõjaolukorrad, viirused. Meil ei ole neid vastuseid. Meil ei ole neid salme või laule, mis oleksid vajalikud. Aga vajalik on usk selle olukorra keskel. Mõnikord on ka meie teadmine Jumalast puudulik. Sellepärast, et Jumala teed ei ole meie teed. Ja inimestena me oleme piiratud arusaamisega, piiratud mõistmisega, piiratud olendid. Aga ometi me kummardame Jumalat, sest tema on meist suurim. Tema on meist suurem. Tema teab kõike. Vahel usalduse puudumine ja teadmise puudumine närib inimest seespoolt. Isegi siis, kui ta otsib vastuseid. Mõnikord, mõni eluetapp toob lihtsalt raskusi ja kaotusi. Ja meil ei olegi neid vastuseid. Mõnikord on lihtsalt stress või pinge meie elust üle, meie mõistusest, meie mõtetest. Aga kui meil pole vastuseid, siis meil on vaja usku. Veel enam kristlastena meil on vaja usku. Ja piibel õpetab meid. Õpetab meid uskuma, hoidma kinnist sellest, mida me täna ei näe. Jeesus räägib lugusid tulevikust, annab meile eesmärki, sihti ja ütleb, et uskuge, see on see, mis on tulemas. Uskuge, et taevane isa tahab teile parimat. Uskuge, et ta igatseb teid näha igavikus. Seal on igavene elu, seal on taevas. Ja nii piibel õpetab meid erinevates kohtades. Läbi Uue Testamendi me näeme, et usu kaudu kaob mure. Usu kaudu kaob hirm. Usu kaudu antakse meile meie patud andeks. Usu kaudu oleme me terveks saanud. Usu kaudu juhtuvad imed. Usu kaudu alustame me mõistmise teed, arusaamise teed. Usu kaudu oleme me päästetud. Aga kuidas me siis armastame ebakindlat ja teadmatuses inimest? Teadmatuses ei ole need vastused leitavad, nii nagu ma ütlesin. Veel enam ei ole võib-olla need vastused leitavad inimesele, kelle laps sai surma. Ja see võib-olla ei olnud autoõnnetus, vaid arusaamatud põhjused. Tead, vastuseid ei pruugi olla olemas sellele inimesele, kes kaotas kodu, töökoha. Vastust ei pruugi olla olemas inimesele, kes kannatab vaimse haiguse, füüsilise puude, stressi all. Need küsimused, miks, kuidas, millal, meil ei pruugi olla neile vastuseid, mis rahuldaksid. Aga üks asi, mida me saame teha nende heaks, me saame neid innustada ja julgustada, et nad oleksid kindlad usus. Et vaatamata ebakindlale maailmale, milles me oleme, ebakindlusele ja teadmatusele, mis on meie ümber, me saame julgustada jätkama üksteist usus. Usus usinamalt Jumala poole palvetamast. Usus Jumala poole hõikamast, anumast, temaga suhtlemast. Me saame innustada üksteist usus Jumala sõna pidevalt uurima. Usus olema osadusest kodugrupiga, väikegrupiga, oma kogudusega, sõpradega, isegi siis, kui see on võib-olla telefoni teel, interneti vahendusel, isegi kirja vahendusel, isegi siis, kui meid ei lubata, see teadmine, see usk, et nad on seal olemas ja see, et Jumal hoiab neid ja nad on Jumala vaimust juhitud. Jumal kõnetab sind ka nende kaudu. See on oluline. Me saame
üksteist innustada, valima vaimset elu ja usku uskmatuse asemel. Teate, ma ei oskagi tuua ühtegi head näidet, aga üks karmimaid näiteid on matused, inimeste surmad. Ja minnes matusele, ma ütlen ausalt, ma olen üks väga kehv matusele mineja. Ma tõenäoliselt viimaste hetkedeni mõtlen, et kuidas ma käitun ja mida ma kellelegi ütlen. Aga üks huvitavaid asju matuste juures on see, et vaatamata inimeste usust, uskmatusest, või isegi kui see oli kristlane, kes suri, vaatamata nende ümber olevate inimeste usust, enamus inimesi igatsevad vaimulikku matust. Nad igatsevad uskuda seda, et see igavik, kuhu inimene lahkus, et seal ta on paremas paigas, paremas kohas. Soovime midagi paremat. Ja kristlastena me saame ainult ühte öelda, et usus olles Jumal võtab sind vastu. Jumal igatseb olla sinuga. Ja veel raskemates olukordades Jumal on sinuga. Ole selles kindel. Ära kahtle. Isegi siis, kui sa täna ei mõista, siis ma usun, et ühel päeval, ühel hetkel, ühel tunnil Jumal ilmutab sulle ja sa saad aru, miks oli vajalik see hetk. Miks oli vajalik see teadmatus, see ebakindlus. Kolmandaks, Jeesus pakub meile päästet, mitte heaolu. Võib-olla Risti ja Johannes läks sinna sooviga, seda me ei tea. Võib-olla ta saatis need jüngrid sooviga, et nüüd ta saab minna puhkama. Sest ta teadis, et tuleb Jumala poeg ja ta võib-olla ootas, et kui tuleb Jumala poeg, siis tema saab enda asjad maha panna ja ta saab pensionile minna puhata rahulikult kuskil. Üldsegi mitte. See ei olnud see, mida Jeesus igatses. Vaid ka Risti Johannes elus kuulutustöö läks edasi. Ja Jeesus pigem toob kindlust ja teadmist, et on olemas pääste, on olemas parem paik, on olemas Jumala kuningriik. Ja nii ka Jeesus, mitte andes jah-vastust, vaid tehes imesid seal, kingib seda sügavamat usku. Ta igatseb, et meie usk kasvaks. Nii et ta ei ütle lihtsalt jah, vaid ta näitab ja ütleb, usu veel rohkem. Enamasti tänases kiires ühiskonnas me tahame saada kiireid vastuseid, kiireid lahendusi. Ja nii toimib terve maailm. Nii toimivad asjad kriisides, olukordades. Meil on teadmatu olukord, me tahame vastust. Ükskõik, kas lugedes uudistest, kus iganes see tuleb, meil on vaja kiiresti oma probleemidele vastus. Mul on küsimus. Mul on vaja vastust. Ja tihtilugu, mida maailm täna pakub, ongi see, et sul on küsimus, mine guugelda seda. Sa ei tea, kuidas midagi teha, no mine vaata YouTube'ist. Sul on mõni asi puudus, no mine internetti, võta interneti kaubamaja lahti, telli endale, kuller toob sulle selle jupi, mis sul puudu on. See on see tänane ühiskond, kus me oleme. Kiired tähelepanu vajavad olukorrad võivad saada kiired vastused. Ja nii võis ka Risti ja Johannes tahta kiiret vastust. Ütle jah ja ma saan kõik inimesed sinu juurde saata ja mured on lahendatud. Aga ometigi Jeesus tahab, et me mõistaksime, et on olemas pääste. Jeesus ei tulnud pakkuma heaolu ühiskonda, vaid ta tuli ütlema, et taevatee on avatud. Ükskõik, kas siis inimene on ebakindel või tema teadmised puuduvad Jumalast. Võib-olla tal on usalduse puudus. Võib-olla on ta teadmatus, ebakindlus
tulenev eluetapist, mingist eluolukorrast, stressist, siis vahel on meil kiusatus, et me tahaks kohe minna ja lahendada ära tema mured. Meil on palju kirjakohti, mis ütlevad ja seavad ta elu paika. Meil on olemas samm-sammult juhised, mida ta peab tegema. Tead, vahel isegi on väga lihtne lahendus see, et me saame osta tee välja sellest ebaselgest, segasest olukorrast, teadmatusest. Aga mida iga inimene tegelikult lõppkokkuvõttes vajab, on eluterve suhe Jeesuse Kristusega. Eluterve suhe Jeesuse Kristusega. See teadmine, et igavik on olemas, see teadmine, et kuskil on kuningriik, taevane kuningriik, kus ei ole valu, kus ei ole neid kannatusi. Teate, see on alustala ebakindlates olukorras. Isegi siis, kui mul täna puudub info ja teadmine, mis homne toob, siis ma tean, et igavikus issand ootab. Jeesus ootab. Ja Jeesus on tõotanud, et ta on ka täna sinuga, kui sa oled päästetud. Ja see muidugi tähendab mitut asja. See tähendab seda, et meil tuleb ka inimestele rääkida päästest. Mitte ainult see, et on kuskil taevariik, vaid kuidas ka sinna pääseda. Me peame ise olema valmis. Meie enda elu peab olema Jumalaga korras, kui me igatseme sellest rääkida. Me peame ennast läbi katsuma ja me peame meelt parandama, sest teate, mitte kedagi ei huvita, mitte kellelegi ei ole kasuks usk, mida sa ise välja ei ela, mida sa ei praktiseeri. Sest siis on see tühised sõnad, kõlisev kelluke, aga see ei too kasu. Sest tead, kui sa kellelegi räägid Jumalast, sa räägid päästeteest, siis nad vaatavad ka sinu peale, nad vaatavad sinu ellu. Nad tahavad näha neid lugusid, saada osa sellest. Sest nad õpivad nägema seda kõike, õpivad ka ise ootama ja aru saama. Teiseks, sul endal peab olema see päästelugu, päästekogemus. Ja võib-olla see on natuke ebaselge, siis lihvi seda. Räägi kas või iseenesega kodus, pane kirja, mis on sinu päästelugu, kuidas sina said päästetud, mida see tähendab, kuidas sa jõudsid Jumala juurde, kuidas sa alustasid suhet Jeesuse Kristusega. See on see kogemus, mida sa vajad edasi andmaks inimestele, kes otsivad. Nad isegi ei tea, et nad vajavad päästet. Nad isegi ei tea, et nad vajavad usukindlust. Sinu päästelugu võib viia neid lähemale Jumalale. Ja tegelikult viibki. Me vajame seda kindlust, et me oleme igavikus koos Jumalaga. Aga selleks tuleb meil uskuda, selleks tuleb meil meelt parandada, selleks tuleb meil avalikult tunnistada oma usku. Selleks tuleb meil see arm ja andestus, mida Jumal meile annab, see tuleb vastu võtta ja sellest osa saada. Ja lõppeks tuleb meil elada koos püha vaimuga, kindlas teadmises ja usus. Niisiis täna Jeesus tahab, et sa jagaksid elumuutvaid lugusid. Et sa innustaksid uskuma veel rohkem kui kunagi varem. Ja kui sa ise ei ole usus kindel, siis just see sama innustus kehtib täna sulle ka. Ole usus kindel, vali see tee. Jumal ei ole kadunud, piibel on täis tõotusi. Ja Jeesus päästab. Jeesus päästab sind, ta igatseb sind päästa ja kinkida sulle igavese kuningriigi. Minu elus on olnud 2 hetke. Ja ma ei saa öelda, et need on 2 päästmist, aga esimene on päästelugu, kuidas ma sain päästetud, ja teine on see, kuidas Jumal mind tegelikult tagasi tõmbas. Päästetud sain ma siis, kui Eesti vabaks sai. Aasta oli 92, kevadine aeg.
ma teadsin, et mu vend, minust vanem vend, on läinud juba kogudusse, temast on saanud usklik. No minul oli see kauge teema. Kodus me sellest ei rääkinud ja minu arusaamised piiblist ja Jeesusest, no nii nagu oktoobrilaps võis üldse midagi teada sellest, täpselt nendest kingadest ma välja tulin, no oli see ikka suur null ja muinasjutt. Aga ma kohtusin missionääridega, sest Eesti piirid olid just lahti läinud ja nad Tartus seal, kus praegust on kaubamaja, lastepark ja mänguväljak, seal samas platsi peal nad kuulutasid evangeeliumi. Ja noore poisina, 12-aastasena, ma käisin ja kuulasin neid päevalt ja õppisin tundma Jeesust, seda isikut, keda nad seal kuulutavad. Kuni siis ühel päeval taas, kui nad kutsusid inimesi üles päästmisele, ma otsustasin, et ka mina olen eksinud oma elus ja ma igatsen alustada seda suhet Jumalaga. Ma igatsen alustada seda suhet Jeesuse Kristusega, kes on läinud ristipuu peale minu eest. Ja seal samas Lillepeenra servas väikse hardliku poisina ma võtsin Jeesuse oma südamesse vastu. Seejärel ma läksin oma venna juurde, küll mõni aeg hiljem ütlesin, et tead, siuke lugu on mul juhtunud, ma igatsen tulla sinu kogudusse, sest ma ei osanud kuhugi mujale minna, aga ma tahtsin veel rohkem käia koos selle Jeesusega. Tahtsin veel rohkem teada, sest ma teadsin, et ta on nüüd mulle andeks andnud, sellele väiksele pätipoisile. Ja nii ma alustasin teed tollel ajal pühapäevakoolis ja üritasin käia noorteõhtutel hiljem, kuni ma jõudsin ühel päeval kohustusliku ajateenistuseni. Ja minu elus ei olnud see kõige kergem etapp, sest paik, kus ma teenisin Eesti mereväes, oli keegi kaplan vist olemas, kes hiilis mööda seinu tollel ajal. Vähemalt mina teda kunagi ei näinud, kirjade järgi ta oli. Mulle lubatud pühapäeviti jumalateenistustele, et kui ma ka välja pääsesin, siis ma käisin. Ja mind ootas ees see ebakindlus, see teadmatus, mis elu toob. Ja tegelikult ajateenistuse lõpuks oli mu usk nii õrn, nii nõrk, et ma isegi otsustasin, et ma ei taha Jumalat järgida. Kõige naeruväärsem selle loo juures on veel see, et ma otsustasin seda ühe tüdruku pärast, keda ma olin haiglas näinud, mul oli piimesoole opp. Ma mõtlesin, et kuna tema ei uskunud ja ma olin usus nii habras, siis mõtlesin, et hea küll, mul ei ole sellesse asja enam. Loomulikult pärast ajateenistust ei olnud mul enam mitte mingit kokkupuudet selle tüdrukuga, ta ei tahtnud minust midagi teada. Ja ma läksin eluga edasi. Aga ühel hetkel Jumal hakkas saatma minu ellu inimesi, kes tõid julgustavaid lugusid. Ma sattusin taas kogudusse, kus ma kuulsin julgustavaid sõnu ja ülesehitavaid asju. Ma nägin, kuidas inimeste elu siiski Jumalast läks edasi. Imed toimusid, Jumal tegutses. Kuni ühel hetkel Jumal taas avas minu südamed ja ma nägin, et tõesti Jumal on siiski olemas ja ta igatseb minuga edasi suhelda. Ta ei ole mind kuidagi maha jätnud. Mul oli kurb meel, et ma olin tühiste asjade pärast alla andnud, selja keeranud. Ja ma igatsen, et sina, kallis kuulaja, et sina ei peaks kunagi selliseid otsuseid tegema või seda kogema. Ja ma olen tänulik Jumalale, et ta mind tagasi on tõmmanud, et ma võin täna seista tema ees. Ta on andeks andnud. Jumal igatseb olla sinuga koos. Ta on sinuga koos ka sinu kõige raskemal hetkel. Tea seda. Ole kindel. Ja palu ja ma usun, et Jumal kingib su ellu ka inimesi, sõnumitoojaid. Tee ainult kõrvad lahti, süda lahti. Aga palvetame nüüd üheskoos. Hea issand Jeesus, tänu sulle. Tänu sulle, et sa oled meie kõrval ka kõige ebakindlamatel aegadel. Ka selles ajas, kui me oleme teadmatuses, kui võib olla info või
või see, mida me otsime, me ei tea, kus seda leida. Kui me ei tea, mida elu homme toob, kui me võib-olla oleme kaotanud ka enda elust midagi, on see inimelu või on see töökoht, kui me seisame ebakindlal kohal, siis issand, sina oma sõna läbi oled öelnud, et sa oled igal päeval meiega. Ja tänu sulle selle eest. Ja issand, ma palun, et sa õpetaksid meid, kuidas olla selles usus veel kindlamad. Ma palun, issand, saada meie ellu täna veel rohkem inimesi, kes võiks jagada oma lugusid, kes võiks aidata üles ehitada. Issand, ma palun, et sa oleksid iga koguduse liikmega, kes täna on haiguses, vaevas, mures, võib-olla töökaotuses, mõnes muus elu raskes olukorras. Tõesti, täida nende elu oma hoolimisega, armastusega. Täida nende elu hoolivate inimestega, innustustega. Issand, veel enam, kinnita meis seda usku ja kindlust, et ühel päeval on päästetee. Ühel päeval sa ootad meid ja võtad meid vastu. Ja issand, selle eest me oleme tänulikud. Halleluuja. Issand, sina oled imeline, sina oled loonud tee juba. Sa oled kinkinud täna selle võimaluse sinuga suhelda, olla sinuga suhtes. Issand, tänu, et sa igatsed meile andeks anda, sa igatsed meiega suhelda, sa igatsed, et me tuleksime sinu ette. Paluks andeks ja issand, sa armastad meid, sa igatsed meid kallistada ja hoida. Tänu sulle selle eest. Sina oled võrratu, issand. Kiitus ja tänu sulle. Halleluuja. Amen. Rohkem kui õhku me vajame ja palume, muuda meie südameid, et seda võiks me mõista. Oh, kiida mu hing issandat ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea. Kuid tean, tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen. Seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiida mu hing issand. Oled kõik väga targasti loonud, su vägevust, tarkust ja headust võib aimata looduse. Palun ava meil silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid imesid, mis kõikjal me kiida mu hing issandat ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma kõike meil selgelt ei näe, kuid tean, tuleb selgus ja mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest seda ohvrit, mis minu
sulle, jaudagu sulle minu elu, mu sõnad, kõik, mis mu sees. Jaudagu sulle minu elu, mu sõnad, kõik, mis mu sees. Alistan sulle.